Järgmiseks esinejaks on meil siis Taavi Kikas, üks 3D Printer OS asutajatest, kes räägib meile, kuidas siis teenuspõhiselt täna turvaliselt 3D printimist saaks kasutada. Tervist! Minu nimi on Taavi, nagu eelnevalt öeldi. Olen tarkvaraga tegelenud viimased 12 aastat, alates 14 eluaastast ja viimased 5 aastat olen teinud 3D printimist lihtsamaks kõigi jaoks. Aga täna ma fokusseerin enda presentatsioonis päris palju 3D printimisprobleemidele, räägin, millega ma ise tegelen ja kuhu 3D printimine läheb. Aga alustame siis algusest. Tegelikult 3D printimine on praegult päris lapse kingades. Meile meeldib öelda, et 3D printimine on kui arvutid umbes siin 30, 40, 50 aastat tagasi. Et pole veel välja arenenud sellist ühtset tugisüsteemi, pole ühtset operatsioonisüsteemi, pole standardeid eelkõige, kuidas neid masinaid juhtida ühtselt, niimoodi, et kõik saaksid sellest aru ja doktorikraadidega inimesed ei peaks nende masinate kõrval istuma, vaid pigem nad saaksid uusi tehnoloogiaid leiutada. Nagu ma ütlesin, siis 3D printimine on raske. Esimesed mudelid siis on sellised, nagu ekraani pealt võite näha. Isegi doktorikraadidega inimestel võivad sellised prindid esimesed tulla. Probleem on selles, et kõik masinad on erinevad, isegi kui sa oled spetsialist näiteks siin MakerBotiga, siis võib Ultimakeri või siis mõne teise brändiga sama objekti samade settingutega printides siis niisugune tulemus tulla. Mis ma ütlesin veel, et see turg on väga killustunud, on väga palju erinevaid tootjaid, on mõned suured, aga ikkagi iga päev tekib uusi 3D printerite tootjaid, kes igaüks teevad enda tarkvara ja ajavad selle asja veel raskemaks. Siis natuke numbreid. Arvatakse, et 3D printimisest saab aastas varastada vähemalt 100 miljardi eest. See on oletus, aga kindlasti see on üks tulevikuprobleem ehk piraatlus. 20 aastat tagasi, kui keegi harrastas niisugust asja nagu tööstusspionaaž, siis saadi selle varastatud mudeliga või siis tootega turule tulla näiteks 10-20 nädalaga. Aga nüüd on see aeg tegelikult läinud tänu 3D printimisele väga lühikseks, et kui sa suudad kellelegi varastada digitaalse mudeli, siis sa saad tulla turule selle sama mudeliga 24-48 tunni jooksul. Numbrid siis 3D printimises on väga huvitavad. 3D prinditavad disainid lähevad põhimõtteliselt lõpmatusse. Printerite arv tõuseb väga kiire reidiga ja turu koguväärtus ka suureneb väga kiirelt. Arvatakse, et siin 2018 on 3D printimise turg juba 21 miljardit, aga ma näen, et see on isegi veel suurem. Aga mis meie siis ette võtame selle jaoks, et teha seda 3D printimise turgu lihtsamaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks ja nii edasi? Me oleme võtnud kõik 3D printerid, kõik siis marketplace'id või need kohad, kus mudelid tulevad, kõik slicerid ehk need kihistajad, millest olete täna kuulnud, andnud võimaluse luua juurde aplikatsioone ja võtnud ka kõik käed tööriistad siis, millest need mudelid tulevad. Ja me oleme liitnud kõik ühte kohta, et see 99% tegelikult inimestest, kes praegult ei tea 3D printimisest mitte midagi, saaksid ligipääsu sellele vapustavale tehnoloogiale ja seda väga lihtsalt kõigest paari klikiga otsida mudel, valmistada see printimiseks ette ehk siis kihistada ja see ühe klikiga panna masinasse, et ei oleks vaja seda väga tarka inimest seal vahel, kes vajutaks tegelikult start-nuppu ja teaks täita mõned lahtrid, kus on siis näiteks infill ja nii edasi. Selle teekonna vältel me tegelikult leiutasime ka ühe uue väga huvitava tehnoloogia, millel ma väga pikalt ei peatum, aga mis põhimõtteliselt on siis uus krüpteerimistehnoloogia, meile meeldib öelda Cloud Encryption 2.0, kus me põhimõtteliselt või konkreetselt siis genereerime teatud faili kohta
vihjeid ja mööda internetikaableid me siis tegelikult edastame vihjeid ja teisel pool siis ehk 3D printeri peal me regenereerime selle faili. Ja nende probleemide tegelikult tulemus või nende probleemide lahendamise tulemus on 2 toodet. 3D printer OS on siin eelkõige fookuses täna, millega me maailma oleme valutamas ja Secure 3D on siis tehnoloogia, millega kas või keegi teist siin saab turvaliselt müüa enda intelligentset omandit lõpptarbijale niimoodi, et ta saab ühekordse printimisõiguse tegelikult, et ta ei saa seda lähtefaili, vaid ta saab selle faili tulemi. Mis täna meil valmis on ja mida me pakume inimestele, on siis pilve kihistamine ehk cloud slicing. Tegelikult me oleme maailmas esimene firma ja ainuke firma hetkel, kes suutis Cura vabavaralise tarkvara pilve tõsta ja seda siis probleemivabalt inimestele pakkuda. Me oleme loonud enda in-house softi, millega me parandame mudeleid, mis on ka tasuta kõigile kättesaadav. Ja tegelikult me oleme veel andnud inimestele võimaluse näiteks koolidele. Väga hea funktsioon on siis printerite jagamine, et tegelikult teil ei ole vaja enda printerit osta, te saate osta näiteks kamba peale mõne printeri, kui me räägime siin suurematest investeeringutest, ja seda üksteisele siis lihtsalt jagada, et sa ei pea reaalselt selle printeri kõrval olema, vaid sa võid ka seda teha oma mobiilist, olles rattasõidul või kuskil paadi peal näiteks. Ühesõnaga, anda enda printerile vaba voli teda juhtida, kus kohas sa soovid. Kindlasti järjekord, mis on väga aktuaalne teema just siuke FTM printeritel, kuna neil ei ole siukest asja. Data logimine, audit logid ja nii edasi. Siis siin on näha siukse prinditava mänguauto võrdlus, et kui Ultimaker originaaltarkvara näeb teda sellisena ja ei suuda seda printida, siis meie Magic Fix äpp parandas selle pilves umbes 20 sekundiga ära ja print tuli välja kohe ideaalne. Et siin ongi see probleemi püstitus, et kui sa saad isegi selle auto ja oskad selle panna enda FTM printeri tarkvarasse, siis see kindlasti esimese korraga ei tule niimoodi välja, nagu sa tahad, kuna see mudel ei ole parandatud. Isegi vahest Netfabiga parandatud mudelid failivad. Aga lühikokkuvõte siis, kuidas 3D printimise turg meie arust hakkab kiiremini arenema, on see, kui me anname ettevõtjatele võimaluse kaitsta oma leiutisi, neid turvaliselt jagada ja siis müüa lõpptarbijale, just märksõna on turvalisusel. Siis tegelikult meie visioon on väga lihtne. Me tahame, et kõik saaksid neid masinaid kasutada kiirelt, efektiivselt ja probleemivabalt. Ja tegelikult see toob meid meie visioonini, mis siis ongi väga lihtne, et igaüks saaks 3D printida kõigest 1 klikiga. Aga kuna meil jäi aega natuke väheks, ma tegin suhteliselt kiirelt oma presentatsiooni ja hea meelega vastaks kõigile küsimustele, mis teil tekkinud on. Vabandust? Me tegelikult ametlikult launchisime eelmine kolmapäev. Et meie teenus on tasuta kõigile kättesaadav aadressil cloud.3dprinteros.com. Kõik, kes soovivad seda täna kasutada, on teretulnud ja vaadake ise, kui lihtne see tegelikult on. Et me oleme väga, vabandust hääle ära, me oleme väga paljudelt ülikoolidelt saanud feedbacki, et tänu sellele softile osteti juurde printereid ja reaalselt hakati kasutama printereid, kuna inimesed ei osanud neid ennem kasutada ja nüüd meie tarkvaraga on võimalik nende printerite lihtsam kasutamine siis. Ja. Oota, ma toon mikrofoni. Ja mul on küsimus, et kuidas see kõik täpselt töötab, et mul on 3D mudel, mis edasi? See nagu rääkimata. Protsess on väga lihtne. Sa uploadid selle cloudi, slice'id selle ära ja saadad printerisse.
ja tähendab, mis see nagu väärtus on? Väärtus on, näiteks pilve kihistamise väärtus on see, et mõned failid slaisivad kuni 8 tundi, isegi võimsate arvutite peal, pild teeb selle sama slaisimise 20 kuni 30 sekundiga ära. Et esimene väärtus on isegi ajas. No, mul loodan, et järgmisesse presentatsiooni läheb see info üles. Sest see on nagu põhiline asi. Oota, Taavi. Taavi, siin on veel küsimus. Üks küsimus veel. Et kas tarkvara on mõeldud siis minu enda printeriga kasutamiseks ja kui ka teiste printeritega, siis kuidas käib nagu maksmine teistele, kelle printerit ma kasutan? See funktsioon on versioon 2. Vabandust, ma ei saa üldse rääkida. Nullist tuleb printerite jagamine. Praegult on kõik tasuta ja sa saad kasutada 30 eri printerit. Kelle printerit? Kelle printerit? Tule pärast ruumi ja ma seletan sulle, ma ei saa üldse rääkida. Ultimaker, MakerBot, sa võid küsida... Siin koha peal teie printerid siis nii-öelda? Jah, näiteks. Selge. Aitäh.